Me kõik tahame olla kaitstud ja tunda ennast turvaliselt nii isiklikul, kogukonna kui ka rahvusvahelisel tasandil. Eesti-suguses väikese rahvaarvuga riigis algab riigikaitse rahva tahtest, et riik oleks vaba ja valmidusest selleks midagi ka ära teha. Kõige otsesemalt tagab Eesti kaitstuse vaenlase eest Eesti kaitsevägi, mis koosneb peamiselt ajateenistuse läbinud reservväelastest ja kutselisest kaitseväest. Just tänu nendele inimestele püsib Eesti iseseisev ja demokraatlik vabariik. Kuigi ajateenistuse kohustus lasub vaid meestele, on naistel meestega võrdne võimalus kodumaa kaitsesse panustada. Riigikaitses osalemine ei ole ammu enam ainult meeste pärusmaa. Tegelikult on Eesti naised olnud kaitseväes juba aegade algusest ning panustavad riigikaitsesse üha enam. Täna täidavad naised 10% kaitseväe tegevteenistuse erinevatest ametikohtadest, mis on ka NATO riikide keskmine. Tere tulemast vaatama Naised vormi saadet, mis tutvustab naiste erinevaid võimalusi kaitseväes. Toome teieni põnevad edulood ja telgitagused ja vaatame, kuidas naised sellel alal tegelikult läbi löövad. Juttu tuleb mitte ainult kaitseväest. Kohe kohtume vägevate naistega, kellel on samuti oma lugu rääkida. Minuga on siia stuudiosse tulnud täna rääkima 3 väga lahedat naist, kes tegutsevad valdkondadest, mille kohta pigem arvatakse, et need on väga mehelikud alad. Mul on täna siin külas muusik Manna, kaitseväelane Kärt ja fitnessi-sportlane Amani. Palun rääkige, mis teid innustas just sellisel pigem siis mehelikul alal tegutsema asuma? Ma usun, et minu puhul kindlasti mängib rolli see, et ma olen väiksest peale juba sellises keskkonnas viibinud, kuna mul isa tegeleb kulturismiga, siis juba väiksena sain ma päris palju seal lava taga ringi kõndida ja seda maailma näha. Ja hiljem siis teismeikka jõudes sain ma võib-olla ise aru ka, et vot see on see asi, mis ma ka tulevikus tahaks teha või vähemalt proovida, ennast proovile panna. Kärt. Ma teadsin keskkoolis ametit valides väga hästi, et ma tahan, et mu töö saaks olema väga põnev, et iga päev ma saaks midagi uut õppida või et iga päev tuleks mõni selline ülesanne, mis peab esialgu põlve värisema. Ja ajateenistusse minek tundus hea mõte, proovimaks, kas mulle võib kunagi kaitseväelase amet meeldida. No Manna, sina hakkasid oma muusikat üles laadima siis, kui selline SoundCloudi räpp tõstis pead ja enamik neist ikkagi, kes panid siis oma muusikat üles, olid noormehed. Et kas siis hakatud küsima, et miks sina hakkad nüüd mingisugust SoundCloudi räppi tegema, et sa oled ju tüdruk? Kui ma alustasin, siis pigem tegelikult tuli just seda, et see oli nagu värskendav inimestele, aga üks asi, mida tehti, oli see, et mind võrreldi mingite meesräpparitega. Tol ajal ma võtsin seda nagu isiklikult, et ma ei tahtnud olla kellegi moodi ja ma ei tahtnud, et ma tahtsin nagu aretada mingi oma asja sellest üldse. Ja siis nüüd ajaga, mida rohkem ma muusikat välja annan ja mida rohkem ma seda teen ja inimestega suhtlen, siis on kindlasti ajaga kasvanud ka austus minu kui inimese, minu loomingu vastu, mida alguses kindlasti ei olnud. Kas te olete ise kokku puutunud sellega, et selline ühiskondlik hirmutamine teie suunas on tulnud, et mida te sinna meeste kesksesse valdkonda oma nina ikka topite? Kui see paneb selle inimesse silma särama, siis miks mitte? Ja näiteks väga põnev on see, et hästi paljud naised, kes bikiini fitnessis võistlevad, on näiteks üldse tavaelus töötavad kuskil ehitusplatsil olles projektijuht. Et kas seetõttu on ta siis vähem naiselikum või minu meelest see pigem näitabki seda, kui iseseisvad ja tragid on naised tegelikult ja milleks nad suutelised on. Mehelikkus või naiselikkus täna minu töös enam nii palju rolli ei mängi. Tõenäoliselt on mul lihtsalt piisavalt paks nahk ka kasvanud, kuid ma oma kolleegidelt ootan ikka ülesandeid, milleks nad on võimelised ja ma usun, et ka minult oodatakse ülesandeid sellelt ametilt, mida ma teen, mitte sellepärast, et ma olen naine, et ma võiksin teha seetõttu veidi vähem või rohkem. Ikka sellepärast, kelleks ma täna olen õppinud ja ametikoha põhiselt.
kas me üldse saame tänapäeval rääkida sellest, et on olemas tööd, mis sobivad meestele ja on tööd, mis sobivad naistele? Mis te arvate? Et tegelikult, kui ikkagi inimene, on ta siis mees või naine, tahab tegeleda teatud valdkonnas seal läbi lüüa, siis me peaks andma võimaluse. Ja ma arvan, et naised on selles osas nagu hästi palju ennast nende aastate jooksul tõestanud, et me ei pea olema ainult need, kes on kodus ja kasvatavad lapsi, vaid me võime samamoodi võtta selliseid nii-öelda hasarti tekitavaid väljakutseid vastu. Naised kaitseväes. Millised on need peamised müüdid, mis teie arvates vajaksid murdmist? No kindlasti see, et naised ei tohi meiki kanda kaitseväes ja et oma pikad kiharad on vaja maha lõigata ja et mis mõttes naine paneb vormi selga ja hakkab rasket matkakotti kandma. Nagu kuidas tegelikult kaitseväes naistel läheb, seda käisime koha peal vaatamas. Möödunud aastal asus ajateenistusse rekordarv naisi. Ometi jääb nende protsent kaitseväes alla 2. Miks see nii on? Ühelt poolt tõsiasi, et karjäär kaitseväes ei pruugi sobida kõikidele naistele. Teisalt keerleb selle valdkonna ümber siiani väga palju eksitavaid müüte ja teadmatust, mistõttu naised seda karjääriteed isegi ei kaalu. Selleks, et teada saada, kuidas käib elu Eesti kaitseväes ja millega just naised siin tegelevad, tulime Tapa kaitseväe linnakusse. Kõigepealt läheme vaatama, milline näeb välja kaitseväe vormiriietus. Ma olen Tapa sõjaväelinnakust üles leidnud ajateenija Laura, kes on siin juba 5 kuud olnud. Ma näen, et sul on väga uhke kaitseväe rõivastus seljas. Kuidas see praegune riietus erineb sellest, kui sa aasta aega tagasi olid tsiviilis? Erinevust on kindlasti märgata. Vormis veel eriti, kui linnaloal kõnnin, eriti naisterahvast pannakse kohe tähele, tullakse ligi. Hommikuti ei pea mõtlema, mida selga panna ja kindlasti on liikumisvabadus ja mugavus esmatähtis. Mina olen selle esimese kihi juba selga saanud, ehk et mul on kaitseväe suepesu seljas. Mis peaks sellele järgnema? Asume Rev 1 juurde, on siis vormipüksid ja French. Mis asi see Rev 1 on? Rev 1 ongi vormipüksid, saapad, kaitseväe saapad ja French. Alustame Rev 1-ga. Siia pükste peale siis kindlasti vormi juurde käib vöö. Aga mul täitsa püsivad ja püksid üleval, et homme seda vööd ikka vaja. On. See on selline kohustuslik osa ikka. Kaua üldse hommikul aega on, et ennast nullist siis täis rõivisse panna? Äratus on tavaliselt kell 6.05 hakkab juba jooksmine, ehk siis on ainult spordirõivad. Pärast jooksmist on hügieen ja enne sööma minekut siis 20 minutit umbes täpselt on aega panna end Rev 1 siis. Ma arvan, et praegu on juba läinud aega vähemalt 3 minutit, ma olen alles jõudnud püksteni. Saapad jalga, jah? Just. Kusjuures täitsa sama raskusega. Nii et neiud, kes on harjunud selliseid asju igapäevaselt kandma, ei pea üldse muretsema, sest et need kaitseväe vormisaapad on enam-vähem samasse masti. Aga arvalikult kõvasti ruumi on siin liikuda, nii et saab panna ka villase soki alla. Jaa. Aga hommikul te jooksma lähete ikka tossudega, eks ole? Jaa. Kaitsevägi on väljastanud kõikidele spordijalanud, spordidressid. Väga hea, Laura, et see on ei pannud stopperit käima, sest muidu ma ikka teeksin väga häbi ise endale kui ka kogu Eesti kaitsevõimel, et ma siin nii pikalt aega võtan. Ma peaks ütlema, et tõesti need jalanõud on üllatavalt mugavad, sest et mulle vähemalt ei mulje, et tegu on täiesti tuutte jalanõudega, aga sellega võiks teed vabalt isegi Tallinna kesklinnas minna. Peale esimest rännakut ehk on arvamus teine. No, ilmselt küll. Järgmine on siis French. Frenchi juures kindlasti siis... French ehk siis ütleme jakk. Just. Tuleb siis alati jälgida, et kõik lukud oleks kinni, krae ilusti volditud, nimesilt, embleemid, vinkel. Nööbid on teisel pool, kui muidu on vist või? Muidu käib naisterahvastel ikka teisel poolt nööbid. Võt see on küll praegu natukene harjumatu.
siis siin jah, harjub nii mõndagi asjadega, mis võivad alguses harjumatu tunduda. Esimene asi, tuled siia kaitseväkke ja juba natukene ikkagi selline meeste maailma tunne, et pead juba isegi nööpe panema teistpidi kinni. Aga tunned ise ka kuidagi ennast kuidagi nagu võimsamalt, võimendatumalt, kui sul on ikkagi laik on seljas? Jah, eks see kindlasti enesekindlust on tõstnud väga palju. Tunned ennast kindlasti, kui oleks pagunid, oleks tunne veelgi parem. Kas hommikul ongi niimoodi, et ärkad siin üles koos praegu 10 noormehega ja peadki hakkama siin koos nendega rõivistuma? Just nii. Ebamugav ei ole? Alguses kindlasti oli, kui mina SPK-s alles ajateenistusega siis alustasin ja toas oli 14 poissi, siis esimene küsimus oli, kas ma siia peangi jääma. Aga hiljem juba tundub see täiesti okei. Kõik käivad omi asju ja ei tunne küll, et kuidagi ebamugavalt. Noh, mis sa ütled? On korrektne? Jaa. On. Me oleme nüüd küll väliselt ennast kaitseväe vormi riietanud, aga räägi, kuidas igapäevaselt sa tegeled sellega, et ka ennast naisena hästi tunda, kuidas oma naha eest näiteks hoolitsed, oma näonaha eest lähed praegu välja pakasega, kas ikkagi näiteks näokreemi võid kasutada? Ikka võin. Pigem kõige hullemad ongi nägu ja käed, mis talvisel ajal kuivab ja jalad. Kasutan näo ja käekreemi, ihupiima. Kindlasti, mis hästi niisutavad ja on pigem rasvased. Millised on need sinu igapäevased iluprotseduurid? Pesen hommikuti nägu ja silmi, vahetevahel teen keemilise kulme, muud väga ei midagi, juuksed korrektselt kinni ja küüned lõigatud, puhtad. Nii et meigile ja ehetele kaitseväes kohta ei ole? Võib. Tagasihoidlik meik minu arust peaks olema lubatud, kuid enamasti selle jaoks ei ole väga aega. Kõrvarõngad vist olid ka tagasihoidlikud, pisikesed ja abielusõrmus, mis võib olla sõrmes, kui on nagu saadud luba. Siis kui tanu alla on saadud, siis võib sõrmus olla ja võib-olla pisikesed muud ehted ka. Et tagasihoidlik meik, korrektne riietus ja selline ongi igapäevaelu Eesti kaitseväes. Aga Eva, see ei ole veel kõik. Sa teed nalja või? Päriselt pean seda hakkama kandma? Nagu ma aru saan, killuvest, see läheb ikka selga. Selga. Juuksed lähevad korrektselt patsi. Raske on küll, aga tunne seest on see, et ma olen purustamatu, nii et see on ikkagi tunne ja väärtus omaette. Nagu me nägime, siis tegelikult naised ju saavad kaitseväest hästi naisteks jääda, et nagu Laura näitas, tal endal on täitsa keemiliselt värvitud kulmud, ta võib väikeseid tagasihoidlikke ehteid kanda ja isegi tagasihoidlik meik ei ole kaitseväes keelatud. Et kas see oli teile üllatus, kas natukene murdis müüti ka? Mina näiteks isiklikult ei teadnud seda, et keemilised kulmud on lubatud, aga ma arvan, et tegelikult naiste seisukohalt on see väga hea ja pigem rohkem kutsu sinna, siis et naised võivad minna ja nad saavad samas säilitada selle oma olemuse, et nad ei pea muutuma nüüd täiesti mehelikuks või niimoodi, et ei hoolitse enda eest, et selles mõttes oli väga äge näha, et saab oma igapäevaseid rutiine seal ka teha. Ja ma ütleks ka, et see on nagu hea, et see, et ta saab mingid enda harjumused säilitada ja tunda ennast siis endana, et naised, kes siis kannavad meiki, et neil on siis seal siiski mugav. No Kärt, sina oled kõige parem näide sellest, et naine ja kaitseväes ja nagu me näeme, saab ka väga naiselik olla. Et kas sa ise mäletad ka, et enne ajateenistusse minekut sul olid mingisugused mured või mingisugused müüdid seoses just nimelt selle välimuse ja naiselikkusega? Kui mina ajateenistusse läksin, siis ma ei teadnud ajateenistusest mitte midagi. Ma ei teadnud, milline ma olla võin või milline ma pean kindla peal olema. Küll aga oma igapäevases tööelus ma ei kanna meiki, küll aga pole ma kunagi tundnud ka, et ma sellepärast vähem naiselik oleks. Mu juuksed on küll igapäevaselt niimoodi kinni pandud, et neid vormiriietuse alt ei näe ja mul ei ole silmapaistvaid ehteid.
ja see ei ole kuidagi muutunud minu ilurituaale ja ma tunnen ennast ikkagi Kaitseväes väga hästi, et saunas käigud ja pikad duši all käigud on endiselt minu teema Kaitseväes. Aga kui sa ise nüüd mõtled enda tutvusringkonna pealegi kas või, et kas sealt sa tunned ka mingisuguseid arvamusi, mis ei vasta tõele, mis puutubki siis naiste ja välimuse osas Kaitseväes? Kindlasti üks asi, mida naisterahvad väga pelgavad, on see, et võib-olla see on füüsiliselt nende jaoks väga raske, et nad peavadki kandma mõned kilogrammid kergemat, enda keha raskusest kergemat seljakotti ja sellega pikki rännakuid tegema. No mina, kes ma pidin kandma ainult korraks proovides kogu seda rõivastust, see välivorm, killuvest, kiiver, see seljakott, mis kokku, ma ei tea, Kärt, mis see võis olla siis mingisugune 15-20 kilo? Oi, ma arvan, et see palju rohkem, kui sa kandsid täisvarustust. Ja ma ainult seisin paigal praktiliselt ja mul hakkas juba väga raske. Avani, sina igapäevaselt treeningutel ilmselt kasutab palju raskemaid raskusi, kui mina kandsin seal videos nähtud täisvarustust, et mis numbritest me räägime sinu trenni puhul? Kui mul on selline periood, kus ma pean raskustega siis nii-öelda üles minema, ehk siis tegema oma uusi isiklikke rekordeid, siis nii mõnigi kord on see moment, kus see 60 või 70 kilone nii-öelda kükikang siis tekitab ka minus hirmu ja just seda, et ma pean ennast vaimselt hakkama ette valmistama, et ma nüüd lähen, teen need kordused ära, ma jaksan ja suudan, et tihti see kõik on mul nagu kupli all kinni ja ma arvan, et väga paljudel inimestel ongi, kas või ma kujutan ette, et kui sinna rännakule minna, et tegelikult just see vaimne pool peab hästi stabiilne olema ja mitte selline, et sa nüüd hakkad endale sisestama, et ma ei jaksa, ma ei suuda, see on liiga raske mu jaoks, et siis see juba automaatselt paneb selle ploki peale, et noh, sa ei saagi hakkama. Et pigem nagu step by step liikuda üles ja just nagu endaga kuidagi selline tasakaal ja harmoonia leida, et sa suudad ja sa saad hakkama, aga lihtsalt sa pead oma seda mindseti nii-öelda siis ette valmistama selleks. Eks Kaitseväes on vist samamoodi, et ega kohe seda täisraskust peale ei antagi, et see käib ka jällegi samm-sammult, selle raskuse karjutamine. Ja loomulikult ja õnneks on alati see, et iga kord, kui sa ennast piisavalt ette valmistad ja selle füüsilise väga tugeva raskuse ära teed, siis sa tead, et sa pärast seda et väga palju tugevam füüsiliselt nagunii, aga vaimselt kindlasti. No Manna, mis tundeid sinus see tekitas, kui sa vaatasid seda võib-olla igapäevast füüsilist raskust ehk siis juba see täisvarustus, mida peaks kandma, et kas tundub pigem nagu selline hirmutav? Ongi nagu Amani ütles, siis kõik on kupli all kinni, et kui sa usud endasse, siis sa teed selle ära ka ja ma ei usu, et see mingi väga suur hirmutav faktor peaks olema. Läheme tagasi Tapale ja vaatame, kuidas naised sellise füüsilise poolega ja igapäevase eluga Kaitseväes siis hakkama saavad. Emilia, sina oled olnud Kaitseväes juba 8 kuud. Räägi, kuidas sa siia sattusid? Mina sattusin siia üldse väga huvitavat moodi, et ma töötasin nagu hotellis, aga siis tuli seesamane koroona ja läks hotellidega nii nagu läks. Ja siis oli lõpuks mulle see lükke, et ma lähen näin nüüd Kaitseväes ära, sest ma olen tahtnud väga pikalt siia tulla, aga ei ole olnud aega, ei ole olnud võimalust, ei ole nagu, et muu elu jääb ette. Ja nüüd oligi see, et muud elu ees ei ole, et teeme ära ja siis nüüd ma lõpuks siia tulingi. Siis ma olen juba nii vana, et nüüd mul on viimane hetk tulla, ma olen 27 ja siis mul on vennad on mõlemad, 3 tükki on, aga 2 on tegevväelased ja siis nendest mingil määral inspiratsiooni, eeskuju. Ja siis ma mõtlesingi, et nagu tahaks käia, nüüd ma lähen. No, fakt on see, et see elu, mida siin elatakse, on pisut teistmoodi, kui me tsiviilis elame. Räägi oma päevast. No esimene asi on kell 6 on äratus, tuleb sealt valju häältest ilusti äratus. Minul kui jaoülemal ehk siis meil on 5.50, kuna meie peame kõik teised üles ajama ja siis minul on äratus kell just natukene varasemaks pandud. Ja siis ärkame ülesse, jookseme õue, teeme hommikuvõimlemise ära ja pärast hommikuvõimlemist on meil mingi 40 minutit aega, et panna riidesse, käia pesus ära, hommikune hügieen, tuba korda teha, alad korda teha ja siis käime söömas ära.
pärast ülevaatust, kus kontrollitakse, et kõik lukud oleksid kinni, kõik asjad oleksid terved, saapad oleksid fiksitud, juuksed oleksid korras, habe oleks aetud, sellised asjad. Et see siis on saun, jah? Just nii. Ja mitu meest ja naisja siis korraga ära mahub? No mehed, naised koos ei käi. Naisi mahub 4, sest meid rohkem ei ole. Mehi ma ei oska öelda, ma ei ole käinud vaatamas, kui nad siin saunas käivad. Ja teil on kogu päev pandud niimoodi kellaajaliselt paika ja niimoodi päevast päeva. Just nii. Siis on vähemalt ei ole seda, et mis me täna teeme, et on seda teeme, mis kirjas on, alati on üks ja sama asi põhimõtteliselt, kui metsas ei ole just. Just. Üks elu, mida te elate, on siin kasarmus. Teine on siis, kui te olete väljas, väliõppustel kuskil metsas. Mis elu seal käib? See on hoopis teine seal kasarmus. Kasarmus sa saad otsa magada, seal sa ei saa. Seal on alati paratamatus, et eriti talvisel ajal, kus on ahiküte, kus öösel istud ahivalvel ja saad seal sudokusid teha või ristsõnasid lahendada ja paneb vahepeal paar rõhju sinna telgi ahju, paar puuhalgu. Ja siis on seal päev otsa, jooksed ringi ja põrkad ja väga huvitavaid asju teed olenevalt sellest, et mis parasjagu selles väljaõppes ette nähtud on. No aga selline kõige inimlikum küsimus, et kuidas te selle hügieeni eest seal metsas hoolt kannate, kuidas te pesus käite, kuidas te vetsus käite? No pesus käimisega on see, et otseselt pesus käia ei saagi, et hügieeni teeb igaüks meil ise. Talvel on väga hea just ahi, et saab seal veel vett soojendada ja siis selle sooja veega ennast mingil määral pesta. Ja siis vetsust käimiseks on meil niimoodi, et kaevatakse auk ja siis selle augul käime. Nende kaistel on see protseduur, et selline korralik protsess, sest neid talviseid riideid on ikka väga-väga mitu kihti, mis on vaja kõik ära võtta, enne kui saab sinna minna. Siis te peate ka kokku leppima, et kes mis ajal läheb? No selles mõttes, et meil on rühmasiseselt ei ole nagu väga seda probleemi, et vaatad, et keegi seal on juba, siis pöörad otsa ümber, et natuke selle pärast uuesti. Üks asi, mida ma tõesti ei ole veel seda suutnud iseenda ellu tuua, on distsipliin. Kas kaitseväkke tulles see inimesega siit ka kaasa läheb pärast? No loodame. Selles mõttes, et seda ei näe enne, kui inimene kaitseväest ära läheb, aga olen kuulnud küll, kes inimesigi väga palju, kes kodus siis räägivad ka, et hoidsevad ilusti, et voodi saab korda ja tõmbavad ikka tuba mitu korda päevas harjaga üle ja pesevad kraanikausse ja mida kõike veel, et mis on kaitseväes nii-öelda õpetatud. No kui tavaliselt koolis öeldakse, et mu lemmiktund on vahetund või siis kehaline kasvatus, et Emilia, kui sa vaatad oma tunniplaani, mis on sinu kõige lemmikum tund? No meil ei ole kunagi sama tundi 2 korda. Nagu siiamaani ei ole veel kordagi olnud, et meil üks päev on sama tund ja siis järgmine päev on uuesti, et meil on iga päev õppime midagi uut. Ja siis nagu ikka lemmik on lõuna. Aga selles mõttes, et et mõne asjaga on kohe juba näed, saad teada, et orienteerumine on masinatega, siis see on alati tore. Mis saab nendest tüdrukutest ja poistest, kes ei söö lihaga toite ehk et kas veganitele ja taimetoitlastele on ka võimalusi? Ja ikka on. Mina ise olen ka taimetoitlane ja minul on kõht kogu aeg täis olnud siiamaani, et pole probleemi olnud. Et lihtsalt kohe tulles tuleb öelda ära oma rühma ülemale või rühma vanemale, et ei söö liha. Ja siis juba toidupakid, nendega siis tegelevad siis nemad edasi, et kui metsa lähme, siis saab vastavad toidupakid ja sööklas, siis saab söökla töötajatelt ilusti küsida, öelda, et ma olen taimetoitlane ja tuuakse taldrikuga eraldi söök kohe välja. Helle, räägi palun, mida kaitsevägi ja ajateenistus annab ühele naisterahvale? Kõik seda, mida ühel naisterahval tegelikult ka on elus vaja. Näiteks enesekindlust juurde, sest et sageli, kui naised tahavad midagi rääkida või siis ennast kehtestada, siis nad arvavad, et hääle kõrgendamine toob seda ja tuleb välja, siis tegelikult see ei aita. Et ma ütleks, et kui naine tuleb ajateenistusse, siis ta saab kindlasti julgust enda siis väljendamisel. Näiteks see, et tasub rääkida rahulikumalt ja rohkem anda põhjuseid, miks ta midagi tahab, et toimuks. Mis ma nagu oma kogemuse pealt õppisin, et kui ma nõudsin rühma käest midagi ja karjusin nende peale, siis nad ei hakanud kiiremini tegutsema või õigemini tegutsema, aga siis, kui ma põhjendasin ära neile algusest lõpuni, et mida teie üks samm või teine käe liigutus relva küljest tegelikult tähendab ja nad said sellest ivast aru, miks ma midagi nõuan ja mis on olulisem, siis tuli ka see tulemus kiiremini rühma puhul.
siis kindlasti ajateenistus annab naistele teistsugust füüsilist ettevalmistust, kui võib-olla mingisugune pilates või jooga, mis tegelikult on väga normaalsed trennid ja igasugune liigutamine on alati positiivne. Kuid see ei anna alati sellist vastupidavust, mida vajab siis laste kantseldamine. Näiteks sõbrannadel, kui me käime suurtel õppustel või siis käime patrullvõistlustel, siis need naised, kes on emad, siis nendel on see lapse tassimine andnud sellist visadust, mida mulle andis ajateenistus, sest mul endal lapsi ei ole. Mida veel, siis annab sellist otsustamist. Me suudame haarata olulise ja mitteolulise ja nagu neid eraldada, nii et otsused tuleb langetada olulise info põhjal. Räägime sellest väljaõppest. Ma saan aru, et on olemas selline 8-kuune tsükkel ja 11 kuud. Kus see vahe sisse tuleb? Kui tahate tulla ajateenistusse ja saada sellist rohkem juhtimiskogemust, siis tuleks minna sinna 11 kuu peale, kuna seal on võimalik minna ka noorem allohvitseri kursusele, mis õpetab juhtima jagu nüüd 10 meest kuskil suurusjärgus. Ja teine variant 11 kuu inimestel on minna autojuhiks õppima. Ehk siis, kui on näiteks B-kategooria all, siis Kaitsevägi võimaldab ka C-kategooria õpingud koos arkieksamiga ja need on siis selle inimese jaoks tasuta. Kui on näiteks metsas õppused ja sellised suured enesületused, et kuidas see valmistab sind ette väga keerulistes olukordades hakkama saama ka tsiviilelus? Ma arvan selle kaudu, et ei lase endale kuidagi närvi minna või et siis on selline rahu, mis valitseb, siis ma tean, et ma saan asjadega hakkama. Ja sageli on just see, et ma tean, et ma mingid asjad õppuse ja kontrollitud keskkonnas läbi teinud, mis annab mulle selle julguse ja enesekindluse, et midagi ei saa hullusti minna, sest ma olen kõik seda proovinud. On tulnud juhuseid ette, kus suured tormid on olnud, elektrit ei ole 3 päeva ja kui sinu korteri kütte ongi ainult puhtalt elektri pealt, et mida sa siis teed, kuhu sa lähed. Ja aga nagu, et selle peale võiks mõelda enne, kui see hetk kätte jõuab ja kuidagi Kaitsevägi annab kindlasti sellist etteplaneerimisoskust ka, et sul peab olema plaan A ja kui plaan A ei tööta, siis plaan B. Nii et võib öelda, et Kaitsevägi ja ajateenistus on sulle andnud enesekindluse? Kindlasti. Sa oled kõvasti paremas vormis? Ja absoluutselt. Ja sa saad suurte autodega sõita? Ja, mis on tegelikult päris äge. Teie arvates saavad naised Kaitseväes hakkama? Väga hästi saavad hakkama. Et pigem ma olen vaadanud, et paremini isegi kui mitmed mehed. Pigem on mehed need, kes istuvad siin Laatsareti järjekorras, et erinevaid režiime peale saada. Aga et naised teevad kõik ilusti kaasa ja väga tublid on. Ütlen, et naised saavad hakkama, kuid võib-olla jäävad tempoga füüsilistes tegevustes ainult maha. Ega kui me alguses kõik tuleme siia, siis on meil omad raskused, mida läbida. Aga lõpuks me kõik ikkagi areneme ja olen näinud ka noorem allohvitseri kursuse ajal, kus olen saanud teenida koos 2 noore daamiga, kes on üllatanud mind väga hästi. Isegi kui minul olid omal nagu päris raske, siis nad suutsid ikkagi kuidagi selgelt pead hoida ja saada hakkama ja nii oligi. Minu arvast naised, kes on tulnud siia vabatahtlikult ja kellel on suur soov seda teha, saavad hakkama, isegi kui on raskused. Me aitame ja rühma või siis jao abil või toel saab Mart iga naine, kes siin väga tahab olla, saab hakkama. Härra Karus, miks peaksid neiud tulema teenima Eesti Kaitseväkke? Ma arvan, et iga Eesti inimese kohus on ikkagi teenida oma riiki. Ja see teenistus ei ole kindlasti mitte ühekülgne, vaid alati võib küsida, mida siit vastu saab. Ehk siis ega me ei tee väga palju vahet, kas me räägime neidudest või noormeestest. Me räägime nendest, kes on valmis seda sõduri kutset tegelikult endale võtma. Ja nad on oodatud sellepärast, et
kogu meie riigikaitse ülesehitus tugineb reservväele ja reservväe osas on iga Eesti kodanik väga tähtis ühenduslüli selles ketis, mis Eesti riiki kaitseb. Neiud, teil ei ole mitte midagi karta, sellepärast et kõik, mis me siin teeme, on kõikidele inimestele täiesti jõukohane, seda enam, et ka füüsilise treeningu osas me alustame ikkagi sellest, mis on teie konkreetne võimekus sellel hetkel, kui te tulete teenistusse. No nagu me nägime, siis kaitseväes saavad naised kaasa väga olulise kogemuste pagasi. Sealt saab enesekindlust, sealt saab kõige olulisema oskuse, kuidas jääda lihtsalt ellu ja ka juhtimiskogemust. Et Manna, kui sa nüüd võrdled seda kõike enda valdkonnaga, enda siis selle meestekeskse SoundCloudi räpi maailmaga, et kas sina oled ka oma karjääri arendamise jooksul praktiliselt need samad asjad justkui kätte saanud? Muusikamaailmas ellu jäämist on kindlasti nagu olen pidanud õppima ja see enda vastu nagu austuse tekitamine ja kõik sellised asjad on kindlasti nagu ajaga tulnud, et kindlasti tunnen mingid omadused sellest teekonnast ka enda teekonnas ära. Amani, sina natukene justkui ka selle teekonnaga oled ka algust teinud, sest et oled läbinud riigikaitsekursused. Jaa, vastab tõele. Mis sa seal õppisid? No meil on koolis kohustuslik gümnaasiumis siis läbida 2 riigikaitsekursust, mis lõpeb sellega, et me lähme riigikaitselaagrisse 4 päevaks, 3 ööks metsa ja kus me reaalselt saamegi siis nii-öelda selle maitse suhu, mis toimub siis ka päriselt kaitseväes, et kuidas nad ongi seal, kuidas telke üles panna, kuidas on see, et te olete 8 ühes telgis ja ahjuvalve on öösel, et äratad kõrvalt inimese üles, et kuule, sinu kord on nüüd tund aega tuld valvata ja see kuidagi nagu andis mulle ka sellise kogemuse, mida ma ilmselt ma ei olekski seda mitte kusagilt mujalt saanud, et kuigi alguses ma olin küll niimoodi, et ma ei taha sinna minna. Ikka see on see mugavustsoonist välja tulemine, see mõte lihtsalt, et ma pean midagi sellist nüüd tegema kuskil lageda taeval, on ju külm ja märg ja paha. Aga nüüd tagantjärgi ma meenutan ja ma mõtlen, et issand, kui äge, et ma sellise kogemuse sain ja näiteks kui ma peaksin juhtuma metsa ja vihma sajab ja mul on vaja kuiva puud leida, siis ma tean, kuidas seda teha, et sellised justkui iseenesest mõistetavad asjad, aga mida tihti võib-olla tänapäeva inimene isegi ei tule nende pealegi, et kuidas ma siis hakkama peaks saama, kui mul ongi mingi SOS olukord, et kus ma saan süüa või kus ma saan seda või toda, et selles mõttes see oli hästi-hästi äge. Kärt, räägi mul natukene enda teekonnast, alates sellest, kui sa läksid kaitseväkke kuni selleni, kus sa nüüd tänaseks oled välja jõudnud? Minu ajateenistuse esimene päev Võru linnakusse saabudes oli siis miinipilduja patareis ja see oli väga-väga-väga põnev. Ma ei teadnud ei miinidest ega miinipildujatest ega miinipilduritest mitte midagi. Ja ma tegin ka ise oma teenistuse hästi põnevaks. Ma olin alguses rühma esindusmees, hiljem patarei esindusmees, ehk siis ma andsin ise ka oma panuse, et mul tõesti saaksin ajateenistusest kaasa väga hea kogemuse. Ja pärast ajateenistust jätkasime oma teenistust Scouts-pataljonis, nagu seda teevad väga paljud teised kaitseväega soovivad inimesed. Ja minu teenistus Scouts-pataljonis viis mind noorema allohvitseri kursuseni ja sealt edasi sõjakooli tänasesse Kaitseväe Akadeemiasse ja pärast teenistust ma olen läbinud väga palju erinevaid täiendkoolitusi ja kursusi. Ja mind on alati väga võlunud see, et ma iga päev õpin midagi uut või iga päev teen oma keha või vaimu jaoks midagi värskendavat. Suurte torudega olen ma seotud tänaseni. Ma töötan sõjalaeval relvastusohvitserina ja see on mind viinud täna selleni, et mu auastmeks on saanud leitnant ja mu teenistus kaitseväes läheb iga päevaga ainult põnevamaks. Läheme tagasi Tapale ja vaatame, millised on erinevad võimalused kaitseväes töötamiseks, kui ajateenistus on läbitud. Aga millist karjääri saab siis teha kaitseväes ja kuidas nendesse ametikohtadesse jõuda? Sellest teab rääkida meile Madis. Ja,
selles mõttes, kui ajateenija lõpetab oma teenistuse, olenemata kas siis 11 või 8 kuud, siis sealt edasi tema jaoks rullib lahti väga palju võimalusi. Muidugi see sõltub tema haridustasemest. Kui me võtame kõige lihtsamad näited, on meie suur koormusnurk on kindlasti Kaitseväe Akadeemia. Kaitseakadeemia on ainuke kõrgkool meie jaoks, mis annab meile siis ohvitseri nii Kaitseliidu kui Kaitseväe jaoks. Ja õppeaeg on seal 3 aastat ja pärast seda, kui ta lõpetab, tuleb ta noorem leitnandilt välja ja on meie jaoks siis rühmaülem, kes hakkab samamoodi ajateenijaid õpetama. Järgmisena on meil kindlasti valikus Scouts-pataljon, kasutan lühendit SCP, ehk Scouts-pataljon on tegevväelastest koosnev ainuke pataljon, mis koosneb ainult tegevväelastest, olenemata siis ametikohast, alates reamehest, sersandist, noorem leitnandist ja nii edasi, nii edasi. Et nad kõik on tegevväelased ja nende suurim ülesanne on olla esimene üksus, kes reageerib suurele ohule, eks nad on kogu aeg reageerimise valmiduses. Edasi on kindlasti meie jaoks väga tähtis see, et oleks ka siis väeosad, kasutan väeosad, VO, ehk siis me värbame otse ka väeosadesse. Ehk siis see isik, kes lõpetab ajateenistuse, tal on võimalik jääda väeosasse instruktoriks kohe ja minna siis allohvitseri radapidi ja hakata ise kohe välja õpetama neid samu ajateenijad, kus ise oli. Ja selle tulemus on siis see, et tal on värskelt kõik meeles ja ta saab kohe anda need teadmised edasi ja ta on suur jõud meie kõigi rühma juhtkondade jaoks. Need kõik näited, mis ma siia teile toon, on muidugi avatud kõigile, olenemata soost. Muidugi meil valikus ka tegelikult nendele inimestele, kes ei taha tegeleda võib-olla nii palju militaartegevusega, on ka töölepingulised. Eks need isikud, kes meil on taustajõududena, ehk siis näiteks kokad, mehaanikud, tehnikud, igasugused lektorid ja nii edasi, tööpõld on väga suur, juristid. Et sinna me ootame samamoodi kõiki spetsialiste, oma ala spetsialiste, et neid on lihtsalt nii palju, sama palju kui neid vormis isikuid. Aga kas selle jaoks, et saada näiteks Kaitseväe juristiks, kas sul peab olema ka ajateenistus tehtud? Ei pea olema. See on soovituslik ja võib-olla oleks hea, sest sul on ülevaade sellest süsteemist, et kus sa pead mingit olukorda hindama, aga see ei ole nõue. Aga see on lihtsalt meie soovituslik. Need 3 nõuavad seda, et oleks ajateenistus läbitud, aga selle puhul ei ole see nõue olemas. On sul veel küsimus? On küll. Kas iga töökoht, kuhu saab siis neiu pärast ajateenistust tööle minna, on ikkagi sobilik, et naisterahvas seal töötab ja ta saab sellega nii füüsiliselt kui ka vaimselt hakkama? No see sõltub väga palju sellest naisest iseendast. Meie eeldame, et see isik, kes sinna kandideerib, et ta on kindlasti valmis selleks, et ta on suuteline neid asju tegema. Meil ei ole kindlasti sellist ametikohta, kus me ütleme, et siia me naist ei võta, aga see naine peab ennast hindama, et kui ta sinna kandideerib, siis ta peab olema selleks valmis kindlasti. Sest seal tuleb ette, kus ta on näiteks 6 aega metsas ja kui ta ei oleks selleks psüühiliselt valmis, siis me ei saa sellega inimesega pikalt teenistussuhtes olla. Mida sa ise ütleksid, et mis on kõige suurem eelis Kaitseväes töötamise puhul? Tahaks tuua välja 2 aspekti. Et naiste puhul on võib-olla eelis see, et need naised, kes tulevad teenistusse, sest nemad on alati rohkem motiveeritumad ja jõutahed täis ja nemad võib-olla teevad isegi paremaid sooritusi, kui mehed teevad. Ja selle jaoks nende eelis ongi võib-olla see, et neil on kogu aeg see väike surve peal, et nad peavad ennast tõestama ja nad tahavad seal olla. Kui arvatakse, et kaitse on väga raamis üksus, arvatakse, et see on kõik väga raamides ja piiratud, siis ma ütlen, et kaitse on väga vastutulelik tööandja ja leitakse alati parim lahendus nii pere jaoks kui ema jaoks. Et see ei ole kindlasti mingisugust pidurdamist või vaadatakse viltu, et sa oled nüüd ema, et see ei ole kindlasti mingisugune probleem. Et ma olen näinud väga kõrgetel ametikohtadel emasid, kes on pataljoni ülemad, juhivad 200-300 inimest ja teevad oma tööd väga hästi. Et laps ei ole kindlasti takistus ja pere ei ole kindlasti takistus. Matis, kas võib öelda, et Kaitseväes töötamine on tegelikult nagu iga teine töö tsiviilis, et sa tuledki kohale, sealt kellast kellani siin koha peal ja õhtul lähedki koju, teed endale perele söögi ja elad oma tsiviilelu edasi? Jaa, selles mõttes, et 8-5 tööpäev ja sul on veel lõunapaus sees, sul on samamoodi oma vahetunnid, kus saad oma asju ette valmistada. Ja kui ei ole välisõppusi või mingid metsalaagrid, siis 5 saad ilusti koju minna. Igas linnakust läheb meil ilusti buss suurtematesse linnadesse tagasi ja hommikul tuuakse teid kohale ka, et sellega ei ole kindlasti probleemi. Räägime rahast. No räägime. Kui palju Kaitseväest palka saab? Kaitsepalk on seotud keskmise palgaga ja ütleme, et iga auaste, iga ametikoht on kindla palgaga. Et me oleme teinud nii palju enda jaoks paindlikuks, et meil on spetsialistid, näiteks ütleme IT-spetsialist, mingisugune IT-erialaga inimene, siis me oleme võimelised pakkuma talle ka tsiviilmaailmaga konkurentsis palka.
kui me räägime, et tsiviilmaailmas on väga suur sooline palgavahe, tõesti, me räägime siin isegi 20% ja enam protsendist mingitel töökohtadel. Kas võib öelda, et siis kaitseväes tõesti seda palgavahet soo põhjalt ei tule sisse? Ei, kindlasti mitte. Et sükest asja me ei erista. Et kui tema, ehk siis see naine on kindlasti meie jaoks täpselt sama võrdne kui see mees, kes seal põllul on. Ja kui tema oskused on paremad, siis ta on ka selle võrra parem kui see mees seal põllul. Mis on see kõige õigem motivatsioon, millega peaks tulema üks naisterahvas pärast ajateenistust ka kaitseväkke edasi töötama? See motivatsioon võiks tulla iseenese seest, selleks võiks Isamaa kaitse kindlasti, et sa tahad tulla Isamaa eest väljas ja sa võiksid aru saada, kuhu sa tuled. Et kindlasti on psüühiliselt väga raske keskkond noore naise jaoks, hästi palju mehi on ümberringi ja te peate enda jaoks selgeks tegema, et mida te tahate ja miks te siia tulete. Ja üks põhimotivaator võiks olla lihtsalt Isamaa kaitse ja see soov teha ise. Madis rääkis väga põhjalikult ära meile, et millised on kaitseväe karjäärivõimalused ja nagu me aru saame, siis on ikka suht lõputu, võiks niimoodi öelda. Et Amani, kas sulle hakkasid natukene kõrvad liikuma, et võib-olla tõesti peaks kaaluma karjääri kaitseväes? No eks siuke huvi tekkis kindlasti ja ma plaanin ka sel suvel minna töövarjuks siis kaitseväkke, et näha siis lähemalt seda sõduri elu ja olu ja kuidas seal need asjad täpselt käivad, et saada siis osa sellest. Neiudele ongi tegelikult väga hea võimalus loodud, et neiud saavadki võtta siis 24 tundi ja minna nii augustis kui ka oktoobris siis varjutama ühte ajateenijat. Ja just. Oled sa ka endale selle väeosa välja valinud? Veel ei ole, aga natukene aega, et mõelda. Kärt, mis sa soovitad, kuhu võiks minna varjutama? Kuhu iganes sa soovid. Ma arvan, et neid võimalusi on palju ja igal juhul see on väga väärt ja tore kogemus. Kindlasti saad sel päeval palju julgemaks. Ja Manna saab minna siis varjutama kaitseväe puhkpilliorkestrit näiteks. Täpselt nii. Aga samal ajal, kui me olime Tapal, õnnestus meil ka rääkida sellest, kuidas naised saavad kaitseväkke ennast üles anda. Kui noormeestega on asi lihtne, nemad saavad koju kutse ja neile antakse teada, et nad on võetud arvele ja peavad minema kaitseväkke. Tüdrukutel nii lihtsalt ei lähe, nad peavad ennast ise üles andma. Merle, kuidas see protsess käib? See protsess ei ole nende jaoks üldse keeruline, selleks peab olema soov, et meile tuleb avaldada soovi ja siis põhimõtteliselt hakkamegi pihta. Tüdrukud peaksid olema vähemalt 18-aastased ja kuni 27. eluaastani saavad nad meie juurde tulla ja ka Eesti kodanikud loomulikult peavad nad olema. Et meile tuleb esitada taotlus ja kui see taotlus on ära esitatud, siis me kontrollime andmeid. Kõige lihtsam on esitada taotlust läbi Kaitseväeteenistuse veebi. See on siis www.kaitseväeteenistus.ee. Aga kui ei soovi seda veebi kasutada, siis võib ka digitaalselt allkirjastatult lihtsalt e-postile saata. Kui see taotlus on meieni jõudnud, siis me kontrollime andmed, vaatame, et inimene ei oleks karistatud, et ta ei oleks kahtlustatav, süüdistatav, kanname andmed ilusti sisse ja siis hakkame teda kutsuma arstlikusse komisjoni. Muidugi ei tasu seda avaldust teha kergekäeliselt, selles mõttes, et tuleb arvestada, et koos ajateenistusega tuleb ka kaitseväe kohustus ja kaitseväe kohustus on kuni 60. eluaastani. Kui juba kord see kohustus võetud on, siis sellest loobuda enam ei saa. Kui siis on taotlus ära tehtud, siis arstliku komisjoni tulemiseks saadame me kutse ja komisjoni on võimalik läbida igal pool. Seal, kus tüdruk soovib seda läbi teha, seal ta saab, me teeme komisjoni maakonnakeskuses ja kõige rohkem, mis aeg temale sobib, nii ta tulla saab. Kui siis on komisjoni kohale jõutud, siis enne seda loomulikult üks asi, mis teha tuleb, on anda meile juurdepääs oma terviseandmetele. Selleks, et meie arstid saaksid siis põhjalikult tervist kontrollida ja selle tulemusel teha otsuse, et kas siis sobib ajateenistusse või ei sobi. Üks erinevus naiste puhul võib-olla on see, et naised peavad meile esitama günekoloogi tõendi ja selle põhjus on lihtne, et ei esineks asjaolusid, näiteks rasedus kasvõi, mis välistavad siis ajateenistusse asumise. Selle tõendi me ise hüvitame neile, et sellepärast naine muretsema ei pea, et see talle midagi maksma läheb. Ja kui tervis on kontrollitud, siis hakkab ajateenistusse kutsumine. Kuidas neiu saab valida, et millises väeosas ta hakkab aega teenima?
ja see on väga õige märkus, et neiu saabki valida. Siis ennem, kui üldse meie juurde tulla, tasuks endale selgeks teha Kaitseväe kodulehelt näiteks mil.ee, et millega üldse mingi väeosa tegeleb. Et jah, 1. ja 2. jalaväebrigaad, aga on ka väiksemaid, on näiteks sõjaväepolitsei, on toetuse väejuhatus, on erioperatsioonide keskus, on küberväejuhatus. Et täpselt see, kuhu tüdruk tahab, sinna temaga saab, et igal pool on kohad ette nähtud. Nüüd on ka merevägi ja on ka õhuvägi Eestil olemas, aga ajateenistusse siiski saab ainult mereväkke, et õhuvägi ajateenijaid ei võta. Ja takistuseks võib saada see, kui jõuda meieni liiga hilja, et ei tasu viivitada. See taotlus tuleks ära teha juba näiteks gümnaasiumi lõpuklassis, et juba varakult, sest et jah, ongi takistus see näiteks, et need kohad on hõivatud. Siis tasub välja mõelda ka selle, et mis ajal soovitakse ajateenistusse minna, kas teenida 11 kuud või 8 kuud. Et meie soovime, et kõik keskhariduse ja juhilubadega tütarlapsed teeniksid 11-kuulisele ajateenistusele, mis algab siis kas veebruaris või siis algab juuli keskel. Et seal õpitakse juhtideks, õpitakse autojuhtideks ja sügisel me tavaliselt kutsume need, kellel on miskil põhjusel vaid põhiharidus ja ei ole kõrgemat taset. Aga loomulikult, kui tüdruk ütleb, et ma soovin saada vaid põhiväljaõpet, siis me kätt ette ei pane ja ta saab ka selle 8-kuulise ajateenistuse, et selles mõttes on tüdrukud poiste ees eelisseisus. Ajateenistuses juba on naisel tegelikult täpselt samad kohustused, nagu on mees ajateenijal, seal ei ole mingit vahet. Ainukene erisus on see, et tema võib 90 päeva jooksul öelda, et ma enam ei taha seda. Tal on see võimalus ja siis ta lihtsalt lahkub. Et selles mõttes muidugi tasuks järgi mõelda, et kui lihtsalt niimoodi lahkuda, siis jällegi tagasiteed enam ei ole. Et pigem otsida väeosast tuge. Ma nagu ise tooksin välja veel selle, et kui minna näiteks koos klassiga, et meil täna lähevad klassid juba ajateenistusse, siis oma klassikaaslastega kindlasti on palju-palju julgem ja mõnusam minna. Me oleme täna teinud ikka väga sügava sissevaate Kaitseväkke ja ma arvan, et ikka päris mitmeid müüte murdnud seoses naistega Kaitseväes. Mis on need mõtted, mis teie sellest kõigest kaasa võtate? Amani? Võib-olla see Kaitseväe temaatika on just hea koht ka naistele, kes nii-öelda ei tea peale keskkooli, mis nad teha tahavad, et minnagi Kaitseväkke, võtta see vaba aasta ja vaadata siis ja mõelda, et miks mitte ennast sellega näiteks siduda, et ma arvan, et see on äge kogemus. Omast kogemusest ütlen, et ära kunagi piiritle oma unistusi, mine tööle kas või rongijuhiks, hakka teadlaseks või tule näiteks Kaitseväkke. Et ei ole vahet ju, mis vanuses me oleme. Ei ole vahet, et on see siis naiste või meeste keskne maailm, et valikuid on ju niivõrd palju. Vanna, mida sina ütled selle kõige kohta? Mina ei osanud enne isegi mõelda, kust ma saaks otsida, kus ma saaks Kaitseväe kohta infot otsida, kuidas ma saaks sisse astuda, et kõik see on olnud nagu väga informatiivne ja minu see mõtteseeme minna ja siduda ennast Kaitseväega on kindlasti oma varre juba mullast välja sirutanud. Vot sellise poeetilise noodiga me selle saate siin lõpetamegi. Aitäh teile kaasa mõtlemast ja aitäh teile ka vaatamast. Nii et tõesti ei ole ju vahet, millise valdkonnaga ennast siduda, sest et naised on võimekad igal alal, nii et miks ka mitte naised vormi.